Lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed. Minu nimi on Anti. Tervitame esimeest, aseesimehed. Vabandust. Ja minu ettekande nimi on tuulegeneraatorite tervisemõjud. Ja selle slaidi peal näete te kohe, ütleme, ilmselt tänase päeva kõige olulisemat infot, mille võiks siis nagu koju kaasa võtta. Siin on kujutatud tuulegeneraatori akustilist signatuuri, millel on oma väga iseloomulikud tunnusmärgid. Ja terminoloogiliselt kasutan tuulepargi asemel väljendit tuulegeneraatori jaam või tuugenijaam, lähtudes analoogiast elektrijaama ja tuulejaamaga. Tuulegeneraatorid on pulseeriva heli ja madalsagedusliku akustilise energiaallikad, et tegemist on tööstusobjektidega, mis genereerivad meie elukeskkonda kvalitatiivselt täiesti uut liiki akustilist energiat. Ja tuugeni tekitatav akustiline energia võib olla inimkõrvale kuuldav, aga seal on ka sees infraheli komponent, mis ei ole inimkõrvale kuuldav. Ja kindlasti olete ka kõik kuulnud väidet, et see, mida te ei kuule, see ei saa teid ka kahjustada. Aga selline väide ei pea paika ja see, kes niimoodi ütleb, see levitab teadlikult valet. Ja tuulegeneraatorite impulsside hulk on, siin on väike arvutus tehtud paremal üleval nurgas, võttes aluseks selle, et pulsatsioon esineb kord sekundis, siis minutis on 60 impulssi, tunnis 3600, ööpäevas 86 000, kuus umbes 2,6 miljonit, aastas 31 miljonit. Ja kui oletame, et tuugeni eluiga on 20 aastat, siis pideva töö korral saadab ta välja umbes 660 miljonit impulssi. Ja kui tegemist on tuugenijaamaga, siis nende impulsside arv mitmekordistub. Ja juuresoleval graafikul on jällegi näha tuugenile ainulaadne ja unikaalne akustilise energiasignatuur. Ja teistes Euroopa riikides, kus tuuleelektrijaamad on juba aastaid töös olnud, on täheldatud inimeste haigestumist tuugenijaamade mõjualas. Ja paljud nendest inimestest on muutunud töövõimetuks ja osad inimesed on olnud sunnitud tuugenite negatiivsete tervisemõjude tõttu oma kodud hülgama. Ja nüüd rullub Eestis lahti samasugune stsenaarium ja sellest räägib ka üks sotsiaalmeedias jagatud video tuuleenergia pohmell, siis Pärnumaas Sopi-Tootsi ja Saarde tuulepargi näitel, kus inimesed haigestuvad, on muutunud kas osaliselt täielikult töövõimetuks ja sealt on kuulda ka, et osad inimesed üritavad oma kodusid maha müüa ja lahkuda sellest piirkonnast. See, et tuulegeneraatorid emiteerivad pulseerivat akustilist energiat, on teada juba peaaegu pool sajandit. Ja sellest ajast on tuulegeneraatorid arendatud palju suuremaks, mis lisab selle pulseeriva energia hulka. Ja juuresolevalt jooniselt on näha siis ühest uuringust joonised, mis iseloomustavad sellist pulsatsiooni, et ülemise joonise peal on tegemist ühe tuulegeneraatori pulsatsiooniga, keskmisel joonisel on näha siis mitme tuulegeneraatori pulseerivate impulsside summatsioon. Ja Eestis kasutatav infra- ja madalsagedusliku akustilise energia
mõõtemetoodika ei ole suuteline registreerima tuulegeneraatoritele ainuomast akustilist signatuuri ja põhjus selleks on see, et siin on nüüd näha vasakul ülemine punase ruudu sees joonis, kus pulseeruv energia muudetakse mõõteandmete töötluse käigus keskmistatud väärtustel põhinevaks energiahulgaks. Ja see ei muuda, või tähendab, see ei peegelda enam reaalselt tuugeni pulseerivat töörežiimi. Ja saadud tulemus, mis on siis siin all punases kastis näha, see väljendatakse ekvivalentse helirõhu tasemena. Teine aspekt, miks Eestis kasutatavad mõõtemetoodikad ei suuda välja tuua tuulegeneraatoritel ainuomast akustilist signatuuri, on see, et hinnatakse akustilises keskkonnas ainult seda, mis on kuuldav, aga mitte tegelikku akustilist keskkonda. Ja juures oleval graafikul on ka näha näide akustilisest keskkonnast tuulegeneraatori mõjualas asuvas majas. Ja punaste tulpadega on kujutatud ainult see osa füüsilisest keskkonnast, mille mõõtmist seadus nõuab. Roosad tulbad aga näitavad tegelikku füüsilist keskkonda. Ja mõõtmisel kasutatud metoodikas on siis veel kasutatud 10 minuti keskmistamist väärtust, millest oli eelmisel slaidil juttu, ja sageduslikku lahutusvõimet 1/3 oktaavriba. Ja sellisel meetodil ei tule välja, siis nagu sai mainitud, tuugeni akustiline signatuur. Ja järgmine graafik kujutab seda sama mõõtmist, mis oli eelmisel slaidil, kuid siin on mõõtemetoodikat, et akustiline keskkond on sama, aga on muudetud mõõtemetoodikat niimoodi, et spektraalne lahutusvõime on tehtud oluliselt täpsemaks ja see kasutab 1/36 oktaavriba ja ka ajaline lahutusvõime on mitte 10 minuti keskmine, aga iga 1 sekundi järel. Ja siin on näha siis sellise saelehe hammastekujulist kõverat ja need väljalöögid kujutavad endast tuugenite poolt tekitatud akustilisi impulsse. Seadusega kehtestatud metoodika kohaselt ei saa neid tuvastada ega kvantitatiivselt määrata. Ja ehk siis kui kasutatakse seaduses ette nähtud mõõtemetoodikat, muutub siis selle püstijoonest vasakul olev punase ringises ala akustilise keskkonna iseloomustamisel nähtamatuks. Kuid see ei tähenda seda, et sellel ringises kujutatud alal, mis langeb infrahelispektrisse, ei oleks tervisemõjusid. Ja nüüd järgnevalt ma näitan mõõtemetoodikaid, mida on maailmas paljude tuugenijaamade akustilise keskkonna mõõtmisel kasutatud. Ja sellise mõõtmistehnika juures kasutatakse ilma korrektsioonideta 1-sekundilise lahutusvõimega ja spektraalse lahutusvõimega 1/36 oktaavriga akustilise keskkonna mõõtmist. Ja sellisel juhul tuleb välja tuugenitele ainuomane akustilise energiasignatuur, kus on siis näha siin selle graafiku alumisest servast horisontaalsed, intensiivselt värvunud, paralleelselt jooksvad jooned, mis vastavad eelmises slaidis olevate kõverate tippudele. Ja kõik olete kindlasti kuulnud ka väidet, et looduses esineb meil ka infraheliallikaid, seega kui me paneme püsti tuugenid, ei ole muretsemiseks põhjust. Et siin on näidatud ära mõõtmised, mis tõestavad seda, et looduslik infraheli erineb kardinaalselt tehnogeensest infrahelist. Ja siin on 4 sonogrammi, kus on siis ära mõõdetud tuulepuhanguid, kärestikulise oja häält ja merelainete tekitatud infraheli. Ja see on ka koolitamata silmale näha, et nendel sonogrammidel puuduvad horisontaalsed, paralleelselt kulgevad intensiivsed jooned, mis on iseloomulikud tuugeni akustilisele signatuurile.
Ja siin on seesama asi, mis ma nüüd paari viimase slaidi kohta rääkisin, võetud ühe slaidi peale kokku. Ja maailmas on paljudes kohtades, kus on tuugenijaamad töös, teostatud reaalseid koha peal mõõtmisi, kus on kasutatud nüüd sellist mõõtemetoodikat, mis suudab välja tuua tuugenitele iseloomuliku akustilise signatuuri. Et vasakul pool me näeme, ülemine on sonogramm ja vasakul all on spektrogramm, et siin on registreeritud sellist akustilist keskkonda, kus ei ole töötavaid tuugeneid ja me märkame siin, et sonogrammis, mis on ülemine pilt, puuduvad iseloomulikud horisontaalsed jooned ja vasakul all oleval kõveral puuduvad iseloomulikud perioodiliselt harmoonilise jadana kulgevad väljalöögid, sakid. Ja paremal pool siis on akustiline keskkond, kus on mõõdetud akustilist keskkonda töötavate tuugenitega ja selle puhul on näha siis unikaalne, ainulaadne tuugenitele omane akustiline signatuur. Ülemisel sonogrammil on paralleelselt kulgevad horisontaalsed jooned ja alumisel spektrogrammil kõverast välja ulatuvad löögid. Ja mis on nende nagu selline kliiniline tähendus on see, et nende mõõtmiste käigus on selgunud, et kui akustilise keskkonna mõõtmisel on müra mõõdistamisel võimalik registreerida tuugenite akustilist signatuuri, siis see on väga tugevalt seotud inimeste tervisehäiretega ja need tervisehäired kas leevenduvad või lõppevad juhul, kui tuugenid hetkel ei tööta või kui inimene lahkub kas lühemaks või pikemaks ajaks tuugenite mõjualast. Seega on hakatud just nimelt seda pulseerivat akustilist energiat pidamas tugevat seost tuugeni tekitatavate tervisekaebustega. Ja siin on veel rida selliseid väiteid, et mida te kindlasti olete ka kõik kuulnud, et tuulegeneraatorid ei mõjuta inimeste ja loomade tervist, et vaid väga vähesed inimesed kaebavad tuulegeneraatorite müra üle ja need, kes kaebavad, need kannatavad notseeboefekti all. Et selliseid väiteid ei toeta teadus ja need on teaduslikult põhjendamatud ja rohkearvulised teadusuuringud tõendavad küll infra- ja madalsagedusliku akustilise energia haiguslikke muutuseid, tekitavaid mõjusid nii inimestel kui ka loomadel. Ja siin on väike valim uuringutest, mis näitavad infra- ja madalsagedusliku heli negatiivseid tervisemõjusid nii inimestele kui ka loomadele. Et 78. aastal teostatud uuringus, kus uuringus olid geneetiliselt kurdid hiired ühe grupina ja teise grupina normaalse kuulmisega hiired, siis pandi nad mõlemad grupid esiteks kindlat distantsi läbi ujuma. Peale seda teises etapis mõjutati neid hiiri kuuldava heliga ja pandi hiired uuesti ujuma. Selle tulemus oli see, et kuuljad hiired suutsid läbida kas 25–50% väiksema ujumisdistantsi. Ja kolmas etapp selles uuringus oli see, et kus mõlemad gruppi hiiri mõjutati siis inimkõrvale kuuldamatu, ka hiire kõrvale kuuldamatu infraheliga ja mõlemate gruppide puhul vähenes ujumisdistants oluliselt. Et sellega oli ära näidatud ilusti, et infraheli mõjuks elusolendile ei ole vaja kõrvakuulmist. Järgmine uuring on 2017 aastast, kus funktsionaalset magnetresonantstomografiat kasutades jälgiti infraheli mõju inimese ajule ja infraheli mõjul aktiveerusid ajus kuulmisega mitte seotud ajuosad. Siia oli kaasatud ka emotsioonide kontrolliga seotud alad ja autonoomse närvisüsteemi talitlusega seotud piirkonnad. Ja siit võib tuua praktilisi näiteid elust, mis vastavad siis selle uuringu järeldustele, et üle maailma inimesed tuulikuparkide mõjualas elades kaebavad sageli siis selliseid
selliseid asju, mis on seotud kas emotsioonide või autonoomse närvisüsteemi talitusega. Üks autonoomse närvisüsteemi talitus on kehatemperatuuri oluline langus, mida esineb inimestel, kes elavad tuuleparkide mõjualas. Ja teine asi võib olla südamerütmihäired, mis on ka üsna üldine ja sage kaebus nende inimeste puhul. 2010 aasta uuring, kus näidati, et infraheli kahjustab ajus hormonaalset regulatsiooni, ja aastast 2001 oli koostatud väga põhjalik ja pikk ülevaade erinevatest uuringutest, mis tõi välja elundite siis närvisüsteemi ja immuunsüsteemi kahjustusi nii inimestel kui ka loomadel, kes puutuvad kokku infraheli ja madalsagedusliku müraga. Ja Eestis on infraheli mõõtmine ja normid reguleeritud sotsiaalministri määrusega number 75. Ja infraheli mõõtmisel kasutatakse G-korrektsiooni ja siin alumisel graafikul, mis on näha selliste roosade ja punaste tulpadena, on G-korrektsioon näidatud punaste tulpadena. Ja siin me näeme, et G-korrektsioon vastab tegelikule akustilisele keskkonnale ainult kahel sagedusel, mis on 10 Hz ja 31,5 Hz. Et kui sagedus väheneb või sagedus kasvab, siis G-korrektsiooni kasutades infraheli spektri osas saame me väga suure mõõtevea. Ja seda saaks vältida, kasutades siis juba eelpool mainitud mõõtemetoodikat, mis annaks piisava nii ajalise kui ka spektraalse lahutusvõime ja võimaldaks välja tuua tuugenitele iseloomuliku akustilise signatuuri. Et võib-olla võrdluseks juurde, mis aitaks seda mõista, seda sõnumit, oleks see, et kõik me mäletame algklassides bioloogiatunnis, et kui me õppisime rakuehitust, siis bioloogiaõpetaja tõi klassi valgusmikroskoobid ja siis sibula küljest kooriti üks õhuke lõik ja vaadati selles sibula kestas raku seina ja raku tuuma oli valgusmikroskoobi all näha. Et kui me oleks proovinud vaadata siis sibula ütleme kile rakuehitust läbi luubi suurendusklaasis, ei oleks mingil juhul õnnestunud, et me võime tuua siia paralleeli ja analoogia siia juurde, et praegu kehtiv infraheli mõõtemetoodika kasutab siis akustilise keskkonna iseloomustamiseks täpsust, mis on siis sellise suurendusklaasi täpsusega, ehkki meil on võimalus kasutada valgusmikroskoobi täpsusega mõõtevahendeid ja sellest ka nagu need tulemused, et üks annab välja tuugenitel iseloomuliku akustilise signatuuri, mis on ülemisel graafikul näha ja alumisel on näha siis Eestis kehtiv mõõtemetoodika, mis ei suuda tuugeni akustilist signatuuri välja tuua. Ja sellest lähtub ka siis selle akustilise keskkonnas tegelikult esineva helirõhu taseme väga suur alahindamine. Ja tuugenite mõjualast, et siin on Soomes tehtud üks pilootuuring, kus püüti siis välja selgitada, et kui kaugele ulatuvad tuugenite tervisemõjud või kui kaugel veel inimesed kaebavad viletsat tervist. Ja siin tuli välja, et umbes 15 kilomeetri raadiuses tuugenite ümber on inimestel oluliselt ja tõsiseid tervisekaebuseid ja piir tuleb umbes 15 kilomeetri pealt, kust kaebused küll oluliselt vähenevad, kuid ka 20 kilomeetri peal ei olnud kaebused täielikult kadunud. Ja teine oluline faktor, mis mõjutas kaebuste raskust ja esinemist, oli ekspositsiooni aeg infrahelile. Mida rohkem olid tuugenis töös ja mida rohkem genereeriti keskkonda pulseeruvat akustilist energiat, seda rohkem oli inimestel kaebusi. Ja teadlased on välja toonud ka tähelepaneku, et kui enne tuugeni tehnoloogia kasutusele võtmist oli
puutusid inimesed infra- ja madalsagedusliku akustilise energiaga valdavalt kokku rasketööstuses, transpordi alal, siis inimeste elukeskkonda toodud tuugenitehnoloogia, mis eksponeerib inimesed praktiliselt 24 tundi pulseeruvale akustilisele energiale, et see on kaasa toonud... Teie aeg sai nüüd otsa. See piiks oli 30 sekundit lõpuni. Aga teil on ka küsimusi ja saate siis oma vastusteks siduda seda lõpuslaide küsimustega. Ja Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Aastal 2018 on WHO andnud välja juhendi tuugenite tervisekahjulike mõjude osas, kus on loetletud seal siis alates seal unehäiretest kuni siis südamepuudulikkuseni välja. Seda muidugi peidetakse väga usinasti praegu. Aga mind huvitab praegu see, et inimorganismis ikkagi, näiteks süda töötab ka teatud sagedusel. Ma ei tea, kas ta on seal kuskil 4 või 5 hertsi juures. Et kui nüüd need kaks pulseerivat, ütleme, inimese süda ja siis tuugenitest lähtu, siis see signaal põrkuvad või peegelduvad või millist koosmõju nad, ütleme, avaldavad siis inimese tervisele selliselt või mis muutub siis, ütleme, organismi tasandil selle nii-öelda selle pulseeriva heli kokkupõrkel inimese kehaga. Aitäh. Akustikast on teada selline ilming nagu resonants, et mul ei ole ette jäänud selliseid uuringuid, kus on püütud siis kas inimeste siseelundeid resoneeruma panna, siis ütleme, tuugeni tekitatud pulseeriva, ütleme, töörežiimi rütmis. Et küll on välja toodud selliseid eelkõige nahkhiiri puutuvaid uuringuid, et nahkhiirte keha anatoomilistest iseärasustest tingituna, et nahkhiirtel võib tekkida ja on kirjeldatud küll hingamiselundite rebendeid, et just selle pulseeriva akustilise energia tagajärjel. Kas ma vastasin teie küsimusele nüüd? Täpsustavalt saab pärast uuesti küsida. Maarja Kadastik, palun. Aitäh. Ma vaatan siin teie seda slaidi 9, kus te toote välja siis seda piike, väljalööke ja kõike muud. Ja nüüd ma vaatan natukene seda skaalat, et täpsemalt. Tegemist on akustiliste rõhkudega, SPL siis mõõdetud detsibellides. Et piigid fooni tasandil seal 4 hertsi juures on umbes 20 detsibelli. Ja ma mõtlesin, ma natukene arvutan, et kui palju siis 4 hertsi juures see 20 detsibelli rõhuvahet annab. Selgus, et see on 0,2 paskalit. 0,2 millipaskalit. 0,2 millipaskalit on õhurõhu vahe, mis on umbes 1 juuksekarva võrra kõrgemale tõustes. Ja ma tahtsin küsida, et te olete siin selgelt väljendanud, et neil on reaalne mõju tervisele. Ma tahaks teada, mis on see füsioloogiline protsess, mis on see füsioloogiline protsess, mida saab 0,2 millipaskaline rõhu muutus põhjustada organismis. Ma olen üritanud seda leida erinevatest allikatest, aga minu andmetel ei ole see mõõdetav isegi praktikas, kuidas see organismile saab olla. Alla umbes 70 detsibelli seal madalsageduse osas ei ole kuuldorgan võimeline võtta. Mis on see füsioloogiline päris mõju? Mis protsess on? Ma proovin vastata sellele pikale küsimusele sellisel moel, tähendab, et kõige rohkem on uuritud sellise infra- ja madalsagedusliku heli tervisemõjusid Portugali teadlaste koolkonna poolt ja nad on kasutanud siis oma uuringu materjalina siis Portugali õhujõubaaside töötajaid ja neid on seal jälgitud aastakümneid ja selle aastakümnete pikkuse uuringute tulemusena jõudsid need teadlased välja sellise hüpoteesini, et infra- ja madalsageduslik heli põhjustab nii inimestel kui ka loomadel üle mehaanotransduktsiooni ehk mehaaniline energia, mehaaniline võnkumine kantakse üle elusorgani kudedele ja sellele reageerib ekstratsellulaarne maatriks, mis inimesel koosneb siis valdavalt kollageenist ja elastaanist ja reageerib sellele haiguslike muutustega
põhjustades selle ekstratsellulaarse maatriksi vohamist. Ja ma ei tea, kas te saite nüüd vastuse oma küsimusele? Nii, Martin Helme, palun. Ega ta ei taha ka vastust küsimusele, ta tahab näidata, et ta on ise targem. Aga mina palun, kuna teil jäi tegelikult ettekanne lõpp jäi natukene rääkimata ja minule jäi siin ettekandes silma üks terviseteema veel, et neid terviseteemasid on nüüd väga palju. Me võime võtta ühe konkreetse proovida seda väga täpselt kuidagi lahata, aga neid on rohkem kui üks ainus. Ja siin on slaid tuugeni laba kaalust 30–40% on bisfenool. Ja see on kuulutatud väga tervist kahjustavaks aineks ja seda ühe laba küljest aasta jooksul keskelt läbi 62 kilogrammi siis pudeneb ära loodusesse. Et äkki te natuke räägite, mis asi see bisfenool on, mis ta teeb siis inimestel loomadele? Aitäh. Tegemist on siis slaidiga 20 ja tõesti, siin on näha vasakul tumeda tausta sees on ka uuringu viide ja tuugeni labade kaalust umbes 30–40% moodustab bisfenool A, mis on naftakeemia produkt ja siis tänapäevaste mõõtmetega tuugenite puhul ühe laba kaal on 60–90 tonni, seega siis ühe laba kaalust umbes, ütleme, kas kuni 20–30 tonni moodustab bisfenool. Ja probleem on selles, et 2017 aastal lisas liikmesriikide komitee bisfenool A ohtlike ainete nimekirja kui väga murettekitava aine. Ja Euroopa Toiduohutusamet on 2023. aastal karmistanud väga oluliselt päevas kilogrammi kehakaalu kohta lubatava bisfenooli hulka, mis siis tuleb toiduga erinevatel pakenditest, eks ole, mis jääb toidu külge, ja see on 0,2 nanogrammi, mis on miljardik grammist. Enne seda 8 aasta jooksul on seda lubatava bisfenooli A hulka vähendatud 50 000 korda. Ja nagu te siin välja tõite, et tuugeni labade erosioon, mis on siis tingitud, kui on meretuulejaamadega tegemist sellise soolase vee, meie kliimas vihm, rahe, lumi, lörts, et see tekitab tuugeni laba eesmise serva erosiooni, et see tuugeni laba liikumine, et õhk toimib sellele liivapaberina ja siis õhku keskkonda paiskub mikro- ja nanoosakestena, siis siin on toodud ühe tuugeni kohta arvestusega sellised tuugenid, mille laba diameeter on 120 meetrit, et siis umbes 62 kilogrammi bisfenooli. Ja kui me nüüd rääkisime sellest Euroopa Toiduohutusameti päevastest lubatud, eks ole, normidest, mis on nanogrammi, mis on miljardik grammist, aga siin räägitakse, et keskkonda siis, et see on lihtsalt ühe tuugeni laba erosioon ja siis sellise mikro- ja nanoplasti saaste keskkonda paiskumine, aga kui need on sadu ja kui me võtame siis kogu maa, ütleme siis maailmajao kontinendi piires, et mis tähendab siis ilmselt väga suurt keemilist saastet ja probleem sellega on see, et üha rohkem leitakse bisfenool A põhjustatud haigusi ja haiguslikke seisundeid. Praeguseks on teada umbes 80 haigust ja haiguslikku seisundit, siin on osad välja toodud ja bisfenool A on oma keemiliselt struktuurilt naissuguhormooni sarnane ja sellepärast nimetatakse teda ksenoöstrogeeniks, et see ei ole inimese sees, vaid see tuleb inimesest väljast poolt, aga toimib inimese sees nagu naissuguhormoon. Ja siin on välja toodud vähk, väärarengud, suhkurhaigus, südame-veresoonkonna haigused, üldsuremuse tõus. Et selle üldsuremuse tõusu taga on selline mitte ainult üks uuring, kus näidatakse, et kui inimesel on uriinis erituva bisfenool A hulk tõusnud, siis tõstab see üldsuremust umbes 50% järgmise 10 aasta jooksul, mis on nagu meeletu suremuse kasv. Ja tuugenite siis selline laialdane kasutuselevõtt tähendab tõenäoliselt meie elukeskkonna, pinnase, põhjavee, pinnavee
ja õhu ja ka inimeste loomade massilist kontaminatsiooni bisfenool A-ga. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, ja suur tänu teile, lugupeetud ettekandja, et te seda tänuväärset tööd teete ja seda infot annate. Ja siinkohal ma jälle pean ütlema nendele oponentidele, kes püüavad naeruvääristada nende tuulikuga seotud riskide ja tervisekahjude uurimist, et kunagi inimesed ravisid ennast elavhõbedaga või raviti meid või tehti radioaktiivsete ainetest jooke inimestele ja rääkimata erinevatest narkootilistest ainetest, mis oli väga kasulikud inimestele ja antiravimitena, et see on väga piinlik, et on üks seltskond, kes püüab nende keskkonna ja terviseriskide uurimist takistada ja naeruvääristada. Aga küsimus on mul teile selles vallas, et kas te oskate öelda, milline võimekus on täna Eesti riigi meditsiinivaldkonnal üldse siis hinnata ja tuvastada võimalike keskkonna füüsiliste tegurite nagu infraheli, madalsagedusheli või ka elektromagnetkiirguse tervise kahju mõju või üldse seda mõju, et on meil üldse ettevalmistus olemas meditsiinivaldkonnal, et tuvastada neid võimalikke siis kahjustusi ja probleeme? Aitäh. No, see eeldab osapooli sellises protsessis, kus tulemusena jõutakse siis järelduseni, et haigus või tervisehäda on põhjustatud keskkonna füüsikalisest tegurist, et nüüd kõne all, eks ole, kas inframadalsageduslik heli või siis te tõite näitena välja, eks ole, näiteks raadiosageduslik elektromagnetväljad, mis on siis juhtmeta tehnoloogia, eks ole, toimimise aluseks. Ja see eeldaks seda, ühe aspektina tooks välja selle, et elanikkond peaks olema teadlik sellest, et uus kasutusele võetud tehnoloogia võib peita endast selliseid reaalseid tervisohte. Ja teiselt poolt oleks siis muidugi meditsiinitöötajad, kes oleksid samuti sellest teadlikud, mis eeldaks siis, ütleme siis nii meditsiinikoolide, ülikooli tasandil selliste kursuste läbimist, kus on siis keskkonnatervis, eks ole, teemaks ja juhul, kui võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, võiks see tähendada ka seda, et täienduskoolituste raamis viiakse siis meditsiinitöötajad kurssi uute tehnoloogiate võimalike terviseriskidega. Jüri Jaanson, palun. Tänu, austatud ettekandja, et tänan teid selle ülevaate eest. Teie ülevaateks põhiväiteid on see, et Eestis kasutatav infra- ja madalsagedusliku akustilise energia mõõtemetoodika ei ole suuteline reageerima või registreerima tuulegeneraatoritele ainuomast sellist akustilist signatuuri. Ja siis toote siin ülevaate sellest, et see on küllaltki negatiivsete mõjudega. Aga te olete eelkõige arstina siin ennast tutvustate ja toote ka selle mõju inimese tervisele, ehk inimesed on selle akustilise mõju pärast oma kodusid pidanud ülgama, samuti on see tugevalt seotud inimeste tõsiste terviste häiretega. Nüüd mu küsimus ongi selle kohta, et kas te olete nüüd seda juttu rääkinud ka Eesti Arstide Liidus? Minu loogika ütleb, et siin samas kas või Riigikoguski olevad arstidel peaks olema väga tugev vastuseis. Arstid peaksid protestima täielikult. Ei ole neid kõlasid kuulnud. Kas te olete tutvustanud Arstide Liidule või arstide seltskonnale ja kuidas on reaktsioonid? Aitäh küsimuse eest. Osaliselt ma loodan, et te leidsite vastuse sellest eelmisele küsimusele vastatud sellest vastusest, aga ma toon teile näite selle koha pealt, mis konkreetselt praegu Eestis toimub, et ma olen olnud kontaktis inimestega, kes siis elavad Pärnumaal, näiteks Saarde, Sopi-Tootsi tuugenijaamade mõjualas ja mina olen neile ka soovitanud, et pidage tervisepäevikut, pange kirja oma igapäevased tervisehädad, pange kirja oma hädad või hädade leevendumine, kui te lähete kodust kaugemale, sellest tuugenite mõjualast kaugemale, mis teiega siis juhtub. Ja ma olen ka soovitanud seda, et minge alati oma hädadega arsti juurde, ärge varjake. Et meil on selline e-riik, et kui te ei pääse arsti juurde
kirjutage oma arstile, pange kaebused paberile. Ja need inimesed on välja toonud probleemi, mis ei ole uus ja et ma ei räägi nüüd millestki uuest, aga nad ütlevad, et arsti juurde läheks ja räägiks oma kaebustest, aga ma ei pääse arsti juurde, eks ole. Ja seda enam, kui ütled, et osad need kahjustused, mis siin on, et on närvisüsteemi kahjustused, mis nõuaks, ütleme, erialaarsti arvamuse, eksperthinnangut, eks ole, et sellest rääkimata, et inimesed pääseks erialaarsti juurde, eks ole, et oma vaevusi hindama. Et see eeldaks ikkagi mitte nüüd seda, et üks inimene käib mingit sõnumit levitamas, vaid sellist süsteemset lähenemist, et kui me toome oma elukeskkonda uue tehnoloogia, et siis sellisel juhul peaks enne selle tehnoloogia juurutamist käima eelnevalt siis meditsiinitöötajate koolitus, täiendkoolitus, üliõpilaste koolitus, et nad oleksid teadlikud sellest, et inimene ei pea teadma, et uus tehnoloogia võib temale tervisehäireid põhjustada. Et see ongi see arsti kunst, et arst oskab viia inimese poolt räägitavad ja asjad kokku ja selle põhjal jõuda järelduseni, et millega võib tegu olla, mis võib olla hädad põhjustanud. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Suur tänu selle väga tegelikult õudse ettekande eest. Sest et me teeme siit ikkagi väga ühese järelduse, et kõik need jutud sellest, et senised uuringud ei tõesta ja senised uuringud ei kinnita, lihtsalt neid senised uuringud on ebapiisavad ja need ei ole õige aparatuuriga tehtud. Et me võime teha ju ikkagi järelduse, et meil korruptandid kavandavad tuugenigenotsiidi, pikaajalise perioodi jooksul toimuvad tuugenigenotsiidi. Ja sellega seoses on mul küsimus, sellest ei rääkinud, vähemalt mulle ei jäänud kõrva. Kuidas mõjutab see kõik loodet? Kuidas mõjutab see naise tervist, kes on lapse ootel ja võib-olla siis ka sündinud beebi tervist, kui ta on juba ilmale tulnud ja viiakse sünnitusmajast sinna tuugeni mõjusfääri? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Ma viitan siin slaidile 21. Ma räägin kõigepealt selle ära ja siin on kaks pilti. Vasakpoolse puhul on tegemist naaritsafarmiga Hollandis, kus siis käivitati selle naaritsafarmi lähedal tuugenijaam. Ja peale seda hakkasid toimuma sellised asjad, et naaritsate sigimisvõime vähenes, elusate naaritsa poegade sündivus langes, spontaansete abortide hulk kasvas ja ka tiinuste arv langes. Et siin nüüd sellel pildil on näha üks kast, kus on siis sellised kastitäis aborteerunud naaritsa embrüod ja parempoolse pildi peal on näha siis lambatall ja samuti see lambakari on tuugenite mõjualas kasvanud ja see tall on siis olnud oma üsasisese perioodi infra- ja madalsagedusliku heli mõjupiirkonnas. Ja te näete siin, et selle talle jalad on väärarenenud, eks ole. Ja ma tooks inimeste hulgas teise näite, üks uuring, mis tehti Puerto Rico ranniku lähedastel saartel, kus ühel väikesaarel asus ka USA sõjaväebaas ja umbes 6 kilomeetri kaugusel asuvas linnakeses millegipärast hakati kahtlustama, et selle sõjaväebaasi tegevuses siis emiteeritav infra- ja madalsageduslik heli võib nende lastele negatiivselt mõjuda ja hakati uurima neid lapsi ja leiti väikelastel üsna spetsiifiline tervisehäire, mis on südamepauna ehk südameperikardi paksenemine. Ja siis hakati otsima, tehti teaduslik uuring, otsiti kontrollgruppi, leiti kontrollgrupp 20 kilomeetri kauguselt oletusega, et sinna see infra- ja madalsagedusliku heli mõju ei ulatu. Ja kui siis kontrollgrupp, need lapsed,
läbi uuriti, leiti ka nendel südamepauna paksenemine. Siis hakati veel täpsemalt uurima, et kuidas see võimalik on, et üks on 6 kilomeetri kauguselt, teine 20 kilomeetri kauguselt. Aga siis sai selgeks, et need lapsed, kes elasid 20 kilomeetri kaugusel ja kellel oli haiguslik südamepauna paksenemine, nende emad käisid raseduse ajal selles USA sõjaväebaasis tööl. Et see on näide sellest, et nii lühikese aja jooksul nagu 9 kuud ekspositsiooni infra- ja madal sageduslikule helile embrüonaalses eas on põhjustanud väga märkimisväärseid muutuseid, sest südame perikardi muutusi on eelnevalt mittepulseeruva inframadalsagedusliku heli mõju puhul kirjeldatud alles aastate pikkuse ekspositsiooni tagajärjel. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja, hea ettekandja. Mul on hea meel siiski, et on olemas ka infoallikaid, mida võib-olla arstid lihtsalt oma ülekoormuse ja ka teemaga mitte kursis oleku tõttu lihtsalt ei jõua jälgida, nagu näiteks Saksamaa ühe suurima telekanali eetris olnud film Infraheli kuuldamatu müra. Väga hämmastav film. Samuti meie enda inimeste tehtud tuuleenergia pohmell, mida ma kõigile soovitan vaadata. Aga kõige selle juures joonistub ju välja see, et mõjuala, mis kohati on ainult kui tuulikud on pandud 800 meetri kauguselt elamutest või suurematest asulatest, nagu Kosel, see on absurdselt väike. Ja normaalsemates riikides suurendatakse kogu aeg mõjuala elamutest. Ja kui me nüüd vaatame, et mõjuala võib olla 15-20 kilomeetrit, kuhu Eestis üldse neid tuulikuid siis selliste uuringutest lähtudes võiks paigutada? Ruumi jääb väheks. Ma vabandan, kas te kordaksite küsimust, et mis see küsimus oli? Anname mikrofoni Anti Poolametsale tagasi. Ilmas just seda, et kui infraheli mõju on üsna intensiivne uuringute järgi ja mõjuala peaks olema oma 10-15 kilomeetrit miinimum, et kuhu siis Eestis tegelikult nende mõjuala, tervise mõjuala kaartide järgi tohiks üldse tuulikuid püstitada ja kas see mõjuala, mis praegu on mingi 800 meetrit mõnes kohas üksnes, see ju ei piisa. Et siis me vaatame, et Eestisse tegelikult neid tuuleparki selliste andmete põhjal püstitada ei tohiks. Jaa, et siin on viimase aja uuringud näitavad ka seda, et tuugenite mõõtmete suurenedes, võimsuse kasvades, see akustilise energia põhisagedus nihkub madalama sageduse suunas ja see emiteeritav energia hulk kasvab. Ja kui küsida siis selle valdkonna teadlastelt, et milline on ohutu vahemaa, siis ühest vastust nad ei anna. Ütlevad, et seal on väga palju tegureid juures, maastiku, reljeef, ilmastikutingimused võivad mõjutada ja teadlased ei oska ka täpselt välja tuua, milline on siis see akustilise energia kogus või doos, mis teeb inimese haigeks ja milline peab olema täpselt see, siin on näidatud see pulseeruv väljalöökide piikide kujuline, eks ole, see tuugeni signatuur, et kui suur see peab olema, et Eestis see infraheli normtase on 85 detsibelli, aga kui me siin vaatasime nüüd nende reaalsete mõõtmiste tulemusi, mis inimestel tekitavad tervisehäireid, siis baastase oli kuskil 40, 45, 50 detsibelli peal ja väljalöögid olid 15-20 detsibelli kõrgemad. Ja sellest me võime teha järelduse ja öelda, et hetkel Eestis kehtivad inframadalsagedusliku heli normtasemed ei kaitse inimese tervist kahjulike mõjude eest. Ja siis on kui me ei oska kvantitatiivselt määrata seda doosi, mis teeb inimesed haigeks, et sel juhul me ei saa ka ennem rääkida sellest, et milline distants on ohutu. Kõigepealt peab välja selgitama selle, milline doos on ohutu ja kas sellist doosi üldse on. Varro Vooglaid, palun. Jaa, suur tänu.
No esimese ettekande raames me kuulsime sellest, et Eesti muutmine tuulikute pargiks, tehnopargiks ei too meile tegelikult odavat elektrit. Teises ettekandes kuulsime sellest, kuidas see muudab tundmatuseni Eestimaa palet ja elukeskkonda inimeste jaoks. Ja nüüd kolmandas ettekandes me kuuleme nendest väga tõsistest kahjulikest tervisemõjudest, mille meelevalda siis inimesed paigutatakse. Ma mõtlesin teie käest küsida nüüd, et kas te arstina oskaksite meile öelda, millised oleksid need tingimused, mille täidetuse korral teie hinnangul võiks kaaluda siis nende suurte tuulikute püstitamist Eestisse? Et kas oleks midagi, mida saaks teha oluliselt teistmoodi, et saaks öelda, et jah, nüüd võib öelda, et need tervisemõjud ei ole nii tõsised, et enam ei tohiks neid kaaluda. Pean silmas siin nii seda helireostuse aspekti kui ka seda bisfenooli reostuse aspekti, millest rääkisite vastates Martin Helme küsimustele. Aitäh! No, ma viitaks siin jällegi siis nendele teadlaste soovitustele, kellel on siis aastakümnete pikkune kogemus sellise akustilise energia tervisemõjude uurimisel ja need soovitused puudutavad ka uute tuugenijaamade rajamise plaane ja mida sellisel juhul, millised peaksid olema eelnevad sammud, et siis minimeerida võimalikke tervisemõjusid ja ka olemasolevate tuugenijaamade juures, et välja selgitada, kas selliseid mõjusid on ja mida siis ette võtta. Et kui plaanitakse, et siis soovitus on see, et kõigepealt tuleks ära kaardistada kohalike inimeste tervislik seisund, samuti ka kariloomade seisund, sest see mõjutab kõiki elusolendeid. Ja lisaks sellele tuleks läbi viia eelnevalt sellesama akustilise keskkonna mõõtmised, mis oleksid siis sellised piisava ajalise ja spektraalse lahutusvõimega, hindamaks ära, kas selles keskkonnas on eelnevalt olemas juba infra- ja madalsagedusliku heli komponenti sees, mis võib avaldada mõju ka hilisema eksponeerituse korral negatiivset mõju, kiirendada haigusnähtude teket ja rajatud pargi korral, kus juba töös oleva tuugenijaama korral oleks vaja viia läbi põhjalikud terviseuuringud, võrrelda siis inimeste kaebusi mujal tuugenijaamade mõjualast väljaspool elavate inimeste tervisemõjudega, vaadata, kas sealt tuleb välja erinevusi, kas tuugeni mõjualas elavatel inimestel on rohkem suurem esinemissagedus mingisuguste terviseprobleemide osas, siis teha regulaarseid, eks ole, siis keskkonna akustilisi mõõdustusi, pidades silmas seda, et milline doos on kahjustav, milline ei ole, sest kui me mõõtmisi ei tee, siis me ei suuda seda hinnata, samuti keskkonna keemiline monitooring siis nende mikroplasti saaste osas, bisfenooli osas, ja need peaks kestma siis vähemalt 5 aastat, sellised uuringud, ja sellised asju on nüüd nende samade Portugali teadlaste koolkonna poolt läbi viidud, eelmainitud selle Portugali õhujõudude baasi näitel ja seal on välja toodud palju erinevaid tervisehädasid, mida on siis ühendatud nimetuse alla vibroakustiline haigus ja näiteks seal oli väga selgelt tuli välja epilepsia esinemissagedus, mis nende õhujõudude baasi töötajate hulgas esines 10%, võrreldes Portugali üldpopulatsiooniga, kus oli 0,2%, nii et vahe tuli 50-kordne, eks ole. Et sellised asjad on võimalikud, neid tuleks ette planeerida, kui planeeritavate tuugenijaamade piirkonnas või kui see on rajatud, siis tuleks põhjalikult uurida inimeste tervist, millised muutused tekivad ja ka saada selgust sellest, kui palju esineb selles akustilises keskkonnas seda infrahelisaastet. Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Küsimusteks, vastusteks ette nähtud aeg on läbi saanud. Suur tänu teile. Aitäh.